kurg, kõht on tühi, meel on kuur. Praegune kurepaar on Tapa vanas sõjaväelinnakus elanud juba aastaid. Nõukaajal püstivisatud korsten enam tossu välja ei aja ja kurgade jaoks on tegemist ideaalse pesapaigaga. Sõjamehed ja toonekured on elanud Õlliküla kõrvalt sõbralikult. Tänavu suvel kaevas aga just isa rõõme nautinud kurepapa sõjakirve välja. Kurepesa praegu siin Tapa sõjaväelinnakus. Korsta peal on tühi, pere on juba teel lõunasse, aga selle kurega juhtus üsna huvitav lugu sel suvel ja sõjaväelased rääkisid, et see kurg oli tõsine koputaja, kas ta tahtis just koputajaks tööle tulla, aga ta oli nii tõsine koputaja, et isegi väga agar rähm oli ta kõrval üsna poisike. Kui kaua see kurepere siin on elanud juba? Kurepere on elanud siin nii kaua, kui Kirde-kaitseringkonna ja siis vanasti ka Tapa väljaõppekeskuse väeosad on siin eksisteerinud ehk vähemalt aastast 2007 on siin olnud. No siin ennem öeldi, et 2004 juba, et ta oli siin isegi, kui olid need väliõppused, linnalahingud, on need kõik üle elanud, jah? Ta on täitsa rahulikult suhtunud nendesse linnalahingutesse, teda ei häirinud ei need paugud ega ka kopterid, mis on siin lennanud just linnalahingute ajal. Ta isegi ei tõusnud lendu nende asjade käigus, aga nüüd midagi juhtus temaga. Pika noka plagistab, roostikus raadistab. Algselt arvas Marina, et kureonu ebahariliku käitumise põhjustas lein, südamevalu või võib-olla isegi kättemaks. Ja siis ma mõtlesin ühe ilusa loo välja, kuidas kurg kaotas oma kaaslase ja kuidas ta otsib teda, nähes oma peegelpilti, tantsib talle ja teeb igasuguseid häälitsusi, et teda kohale meelitada. Ja kui ma natuke hiljem veel nägin, et tal on 2 poega ja naisterahvas ka pesas olemas. Oli pesas olemas, jah? Oli täitsa olemas. Siis mul tekkisid kohe teistsugused tunded. Ära ütle, et ma olen vilets mees. Kui sa ainult veidi vihjad, homme õhtuks on sul auto ukse ees. Kuigi ka katus ja kasarmuaknad said nii mõnedki nokahoovid, siis kureonu erilise viha alla langesid eelkõige tumedat värvi autod. Kümned ja kümned masinad said tunda tema nokaraevu. Mõlke lind mõistagi pleki sisse lüüa ei suutnud, aga ka värvikriimustused tähendasid autoomanikele parajat peavalu ja rahakese väljaminekut. Kõige rohkem sai kannatada Sirje Käosaare tuliuus Hyundai Getz. Katus ja kapott pääsevad värvimisest, et üleni tuleb üle värvida. Midagi teha ei ole, ta on liisingu auto ja tuleb korda teha. Kasko ja nende asjadega sain ma ruttu hakkama, et selles ei olnud probleemi ja seal oli ka küsimus, et kes on süüdlane, tema kontaktid ja kõik ja siis saigi sinna kirjutada. Sitte kuredaga kontaktid ja toonekurg, et nii. Samas praegust on see lugu naljakas, aga siis võttis natukene tõsiseks küll, et kurb. Aga kõige kurvem on see, et keegi ei osanud aidata. Sirje Käosaar otsis abi nii keskkonnaspetsialistide, linnutarkade kui loomakaitsjate käest. Mõnede ametnike suhtumine ajas naise marru. See oli infotelefon 1313, kust lausa öeldi, et aga mis te meist saada tahate? Keegi nagu isegi süvenenud, mõni isegi naeris telefonisse. Nii et inimesed liiga. Ma saan aru, et ametnikul on omad mured, kõigil on omad mured, kõige tähtsamad. Aga kui keegi helistab siia, kui sa ei ole võimeline teda aitama, siis nii võiks öeldagi, et vabandage, et ma ei oska teid aidata. Kõik. See nii lihtne see ongi. Aga lihtsalt naerdi näkku ka, jah? Jah. Vaata mind. Vaata mind. Härra Kurg Tapalt. Inimesi ei karda. Ta laseb kahejalgsed üsna lähedale. Algselt tegi linnu veidrus inimestele nalja, kuid aja möödudes lubas nii mõnigi tige autoomanik tigeda sulelise looja karja saata. Suur võimas Eesti armee ei saanud nüüd ühest kurest jagu. Me ei tahtnud tast jagu saada, me tahtsime, et ta meid ei tülita, aga me ei tahtnud seda lahendada niimoodi, et teda enam ennast ei ole. Et me otsustasime, et tuleb lihtsalt ära oodata, kuni ta ära lendab. Ja nüüd on see hetk käes, nii et nüüd ootame järgmist kevadet, mis siis saama hakkab. Kurg on praegu teel Egiptimaale sinna lapsi viimas, oled seda peale kuri ka või? Ei ole. Nördima võttis, ükskord ta istus siin laterna posti otsas ja läksin mööda ja ütlesin, kuule, no mida sa nüüd õige tegid, et no ei tasu olla nii õel, et esialgu küll, jah, võttis nagu niimoodi natukene nükseks. Aga pärast mõtled, no elu on selline, ega me inimestega juhtub täpselt samasuguseid asju. Ega me ei tea iialgi, kellel meil midagi. Millal me autot toksime läheme? Kas autot just toksime, aga midagi muud tegema, et me kõik oleme
surelikud siin maamul. Mis ikka, ega see viha ei aita ju. Parem tuleb mõtlen, et asju saab alati. Noh, aga inimesi ja loomi ja linde, neid me peame hoidma, nii et hoidkem üksteist. Ja kui keegi teile helistab, siis ärge vastake ebaviisakalt, et mis te meist saada tahate. Lindude käitumine on ettearvamatu. Ehk kaitses isalind lihtsalt oma poegi. Tumeda masina pealt või klaasilt vastu vaata peegelpilt võib ju häiritud linnule tunduda igati ohtlik. Samas võis ka mõni tume auto või ka selle juht lindu lihtsalt ehmatada ning see jäeti lihtsalt meelde. Kureonul võis ka pööningul lihtsalt midagi sassi minna. Kui ta järgmine kevad uuesti hakkab siin märatsema, no mis te teete? Ega ei saa ka lõpmatuseni kannatada, samas Kurel ei tohi ka liiga teha. Esialgu ootame kevadet ära, äkki tal see kriis... Keskeakriis äkki. Või olid tal äkki peresuhted, naine ajas hulluks, vingus, miks nii väike konn, miks on pesa koristamata ja nii edasi ja lihtsalt mees läks hulluks. Vaevalt, sest kui mina nägin neid, ma tulin neid siia valvama üks päev ja siis nägin, et 2 poega on neil pesas, ootavad oma vanemaid. Ja siis see paar tuli, olid väga õnnelikud, tegelesid oma poegadega, siis olid mõlemad pesas, mitte ükski teist taga ei ajanud, nii et ma arvan, et perekonna elu oli neil ka korras. No, sõjaväelased kurgede peale tigedad ei ole? Kohe kindlasti mitte. Need on meie kured ja ikka nad on kevade kuulutajad meie jaoks, nii et ootame, kuni nad tagasi tulevad ja siis vaatame, mis tujud neil on. Praegu on härra Kurg teel Lõuna-Aafrikasse. Kui te seal just tumedamat sorti kaameleid ja masinaid nokkima ei kuku, siis võite te järgmisel kevadel taas Eestisse ja ilmselt Tapa sõjaväelinnakusse oodata. Kas ta ka uuesti sõjaväelinnakus märatsema kukub või on sõjakirves maha maetud? Eks seda näitab juba järgmine suvi. Kuigi sõjameestel on relvad ja laskemoona nii palju, et tapab, siis Kurepere elu säästeti, lubati säästa ka järgmisel aastal ja mehed ütlesid, et ehk siis tuleb osta heledamat värvi auto. Samas siit ka võib-olla jälle ka kaitseministrile ettepanek, need samased masinad, tankid, kui siia pannakse ka pikamaa raketid, ka need tuleks juba riigihanke korras tellida valged, siis vähemalt Kurg eletigedaks.